Eelmisel korral, kui me käisime külas Kliimaseade OÜ-l, siis me rääkisime maasoojuspumpadest. Aga tegelikult soojuspumpade maailm on natukene kirjum, on ka veel teisi valikuid. Täna oleme tagasi ja uurime, mis võimalused on. Me räägime mõne sõnaga, mis võimalused soojuspumpade maailmas veel on lisaks maasoojuspumpade, kui me räägime kodukütmisest. 2 võimalust on veel, kui me räägime soojuspumpades, siis on õhk-vesisoojuspumbad ja õhk-õhk-soojuspumbad. Õhk-õhk-soojuspumpa, kui ei ole võimalik õhk-vett või maakütet panna, siis on ka õhk-õhk-soojuspumpa paigaldamise võimalus. Miks paigaldada õhk-õhk-soojuspump? Sellepärast esiteks me saame säästa, meil tuleb ka mugavus ja kui me räägime siis jahutusest, siis on meil ka lisafunktsioon et selle sama õhk-õhk-soojuspumbaga on võimalik ka jahutada. See tähendab seda, et me saame ühe tootega 2 mugavust endale. Jahutus on tegelikult väga tugev argument, miks õhk-õhk-soojuspumpa paigaldada. Mis teie nüüd pikaaegne kogemus ütleb? Kui palju inimesi õhk-soojuspumba just nimelt jahutamiseks endal paigaldavad ja kui palju on need, kes sellega ka kütavad? Ütleme niimoodi, et suurem osa ikka paigaldavad selle ainult kütmiseks, aga ütleme siis 70% või niimoodi, 30% siis nii küte kui jahutus. Aga loomulikult tuleb arvestada ka, mis on meie esmane valik. Kui me tahame kütmiseks, siis me peame arvestama sellega, et soe õhk läheb ülesse. See tähendab seda, et ja kui jahutusel, siis jahutusel vajub külm õhk allapoole. Et see, kui te soovite õhk-õhk-soojuspumpa paigaldada, siis teil tuleb alati oma soovid edastada siis paigaldajale, müüjale. Õhk-õhk-soojuspumpa üks võib-olla eelis on ju see, kui me nüüd võrdleme seda õhk-vesiküttega või maasoojuspumbaga, mis üldiselt soojus läheb torudesse või radikatesse, siis toaagregaat õhk-õhk-soojuspumbal on see, mis tegelikult segab õhku päris efektiivselt. Jah, et tänapäeval on erinevad funktsioonid. Kui me võtame seda samat ruumi õhku, siis me saame kaugemale suunata ja tänapäeval on ka tehnoloogiat, näiteks 3D IC sensor, mis siis tuvastab ruumis külmad kohad. Kui me kütame, siis me saame suunata siis seda sooja õhku sinna külmemasse poole. Ja samuti ta toimib ka jahutuse puhul, et kui meil on see IC sensor sisse lülitatud, siis me suuname külma õhu siis soojemasse nurka. Samas on ka võimalik paremini õhku ringi ajada, kuna me tuvastame läbi IC sensori, et meil on seal näiteks lae pool on soojem õhk, siis me paneme ventilaatori kiiremini ja siis ta segab seda sooja õhku rohkem, ühtlustab siis ruumi temperatuuri, kas siis jahutuse või kütte puhul. Jahutamisest rääkides tihti on inimestel mure, et külm õhk puhub selga. Mitsubishi Electricul on täna selline funktsioon, kus ta tuvastab inimese ruumis sellesama 3D IC sensori kaudu ja on võimalik siis panna selline funktsioon peale, et kui ta selle inimese tuvastab, siis ta puhub sellest inimesest mööda. Ja sama on ka kütmise puhul, näiteks mõni soovib, et talle soe õhk tuleks peale, siis on ka võimalik panna, et ta puhub inimese peale. Samas selle sama IC sensoriga on ka selline lisafunktsioon, et kui inimene lahkub ruumist, näiteks esimese 10 minutiga ta langetab või tõstab siis vastavalt, kas me kasutame jahutust või kütet. Ja kui nüüd on näiteks inimene tund aega sealt ruumist ära viibinud, siis ta 2 kraadi langetab. Nii kui inimene tuleb ruumi, nii ta kohe kas siis tõstab või siis uuesti langetab siis sõltuvalt kütte või jahutusfunktsioonist. Õhk-soojuspumpade puhul alati tekib inimestel küsimus nende efektiivsuses, kuivõrd ökonoomsed nad on ja mis külmatemperatuurideni nad kasulikud on. Tänapäeva tehnoloogiaga siis on võimalik kütta ka siin kuni -30 või rohkem. Mitsubishi Electricul on hyperheating tehnoloogiaga, millega siis saab kütta kuni -25, siis ta suudab hoida nominaalset küttevõimsust. Näiteks kui meil on siin 25 mudel, siis selle nominaalne küttevõimsus on 3,2 kilovatti, siis ta suudab seda hoida kuni -25 kraadini. See tähendab seda, et me ei vaja nii palju lisakütet, kui on õues
–25 või rohkem. Räägi täpsemalt selle mudeli võimsuse valiku kohta, mis nüansid seal olulised on? No selles suhtes tuleb arvestada ruumi suurusega, aga alati ei saa võtta ruumi suurus selleks nii-öelda prioriteediks, sellepärast et maja, kui palju aknaid on, kui hästi maja on soojustatud, need kõik mängivad omavahel rolli, et see valik on ikkagi nende asjade siis nii-öelda kõik need asjad kokku, et ruumi suurus, loomulikult siis ruumi suurus, soojuspidavus, jah, kas seal majas on ka ventilatsioon, et vanadel majade puhul ei ole ka ventilatsiooni, see mõjutab natukene ja siis selle nii-öelda arvutuste kohaselt saab siis välja valida soojuspumba. Kas siis 2 nii-öelda 25 mudel, 35 mudel, 50 mudel vastavalt ruumi suurusele ja selle maja sooja pidavusele. Kliimaseade OÜ-l on 28 aastat kogemus soojuspumpadega. Kui te hakkate endale koju planeerima uut soojuspumpa, olgu see siis maasoojuspump, õhk-vesi või õhk-õhk soojuspump, siis ärge nähke liiga kaua aega sellega, et te endale selle teema läbinisti selgeks teete. Tulge parem spetsialistide juurde, kellel on aastaid kogemusi ja nemad selgitavad teile, mis on teie kodule just parim.